Pärsia laht ärkas uue pingega ja sel 2026 aasta 20. aprillil näeb Iraani režiim, kuidas Ameerika Ühendriikide surve liigub sümboolsest tasandist varjatud sõjatasandile nende juhtimisstruktuuri vastu. Samal ajal kasvas kahtlus, et sõda ei peeta enam ainult pinnal. Mitte ainult pinnal, vaid ka vee all, kus kulgevad marsruudid, miinid, andurid ja kaablid, mis toetavad strateegilisi sideliine. Mis tegelikult juhtus, oli järgmine. Ameerika Ühendriikide väed peatasid Tosca, kui laev suundus Bandarabase poole. Ameerika keskväe juhatuse andmetel eiras kaubalaev hoiatusi umbes 6 tundi. Hävitaja USS Spruance tabas laeva masinaruumi ning seejärel tungisid pardale 31. merejalaväe ekspeditsioonigrupi merejalaväelased. Ameerika versiooni kohaselt rikkus alusblokaadi ning pardal olevad materjalid võivad sisaldada kahekordse kasutusega esemeid. See tähendab kaupu, mida saab kasutada nii tööstuses kui ka Iraani sõjalises infrastruktuuris. Teherani jaoks käsitleti seda kui piraatlust. Washingtoni jaoks oli see merekontrolli demonstratsioon. Siin tulebki mängu plahvatuslik detail. Režiim hakkab arvestama võimalusega, et ka teised nende süsteemi osad võivad olla haavatavad. Ja see hõlmab sidepidamist, sensoreid, varustusteid ja veealust infrastruktuuri. Me näeme blokaadi, laeva hõivamise, miinide puhastamise ja täieliku surve sõjastsenaariumi, millest kõik traditsioonilised meediakanalid teatavad. Ja me näeme, et selles vastasseisu loogikas liigub tõsise ja usutava kahtlusena info, et Iraani veealuseid kaableid lõigatakse otse merepõhjast läbi. See hüpotees hirmutab, sest kogu maailm on juba aru saanud, et veealune infrastruktuur on muutunud strateegiliseks sihtmärgiks. NATO ise tugevdas kaablite ja torujuhtmete kaitset pärast intsidentide seeriat Läänemeres. Ja Mark Rutte meenutas, et üle 95% ülemaailmsest internetiliiklusest sõltub veealustest kaablitest, mis toetavad ka triljonite dollarite väärtuses tehinguid iga päev. 2025 aastal konfiskeeris Soome lausa ühe laeva, keda kahtlustati sabotaažis Helsingi ja Eesti vahelise kaabli vastu. Punases meres põhjustasid kaablite katkestused samuti reaalse mõju Aasia ja Lähis-Ida osade ühenduvusele. Teisi sõnu, rääkida sõjast kaablite vastu ei ole enam fantaasia. See on reaalne oht tänapäeva strateegilises keskkonnas. Iraani puhul kasvab hirm, sest selle kriisi toimumispaik on üks maailma kõige tundlikumaid piirkondi. Hormuzi väin koondab endas energia, kaubanduse ja sõjalise järelevalve voogu. Reuters teatas, et pärast Tosca pingeid ja Iraani hoiatuslaske ületas vaid 3 alust Hormuzi väina 12 tunni jooksul, mis on palju vähem kui tavapärane umbes 130 päevas. Sõjakindlustus tõusis taas, ulatudes umbes 3% laeva väärtusest ning nafta hind tõusis ligi 5% võrra. See näitab, kuidas iga vaikselt antud löök, olgu see siis tegelik või kahtlustatav, avaldab juba kohest mõju. Kui olukord jõuab sellise pingetasemeni, piisab juba pelgalt võimalusest kaotada side või sattuda taktikalisse pimedusse, et külvata hirmu kogu käsuahelas. Reuters kirjeldas üksikasjalikult, et Ameerika Ühendriigid on juba alustanud miinitõrjet Hormuzi väinas droonide, robotite, helikopterite ja muude vahenditega. Just nimelt seetõttu, et sõda merel ei sõltu ainult suurtest lahingutest, vaid ka varjatud ohtude neutraliseerimisest ja tee avamisest marsruudi kontrollimiseks. Ja miks see võib paanikaks muutuda? Sest surve all olevad režiimid reageerivad halvemini, kui nad tunnevad, et kaotavad etteaimatavuse. Rootsi julgeolekuamet ütles märtsis isegi, et ajalugu näitab, kuidas meeleheitel ja surve all olev režiim võib muutuda veelgi ohtlikumaks. See punkt aitab mõista Iraani praegust olukorda. Kui režiim tajub, et ta ei kontrolli enam merd nagu varem, et tema laevu saab peatada, et tema miine jahitakse, merevägi on muutunud keskseks teemaks suurtes sõjalistes liitudes. Sisemine tunne ei ole enam ainult vastasseis, vaid muutub piiramisrõnga tundeks. Ja piiramisrõngas, sõjapoliitikas, toob sageli kaasa valearvestusi, radikaliseerumist ja närvilisust. On veel üks otsustav aspekt. Euroopa Liit liigub juba selle suunas, et laiendada sanktsioone nende vastu, kes takistavad Hormuzi väinas meresõiduvabadust.
See tähendab, et Iraani režiim ei seisa silmitsi ainult ühe ohuga. Ta seisab silmitsi ka laiemat isolatsiooniohuga, kuna teised riigid ühinevad, et karistada kõiki, kes on seotud selle marsruudi katkestamisega. Kui sellele diplomaatilisele edasiminekule lisada Ameerika sõjaline blokaad, on tulemuseks samaaegne surve 3 rindel: majanduslikul, merelisel ja psühholoogilisel. Ja just sellepärast tugevnebki narratiiv võimalikust varjatud rünnakust Iraani side vastu. Sellises olukorras muutub iga olukord kahtlaseks. Iga vaikus muutub märgiks. Iga viivitus muutub hirmuks infiltratsiooni ees. Seega viitavad need sündmused millelegi suuremale kui üksikule tegevusele. See viitab ideele, et Iraani režiim ei karda enam ainult rakette või nähtavaid blokaade. Nad kardavad nähtamatut. Nad kardavad sõda, mis ei ilmu avalikes piltides. Nad kardavad kaotada kontrolli, ilma et nad märkaksid täpset murdehetke. Nad kardavad avastada, võib-olla liiga hilja, et Ameerika ülekaal ei seisne ainult laevades ja lennukites, vaid ka võimes tõkestada mereteid, jälgida veoseid, neutraliseerida allveeohtusid ja tekitada kurnatust, mis õõnestab Iraani juhtkonna enesekindlust. Lõpuks näitasid Ameerika Ühendriigid, et nad suudavad peatada laevu, hoida blokaadi, laiendada salakauba otsinguid, miine kahjutuks teha ja hoida väina otsese vaidluse all. Iraan vastas ähvarduste ja retoorikaga ning üldpilt viitab kasvavale kurnatusele. Ja just selles punktis võivad ajatollad isegi hirmu eitada. Kuid olukord näitab, et režiim on äärmise surve all, välisjõudude poolt ümber piiratud ja seesmiselt rahutu.